alates 1914. aastast meie hilisema teise vabadussõja sangari raudristi rüütristi kavaleri Harald Riipolu kodutalu. Just siin ta sirgus ja hiljem ikka ja jälle energiat kogumas käis. Kolonel leitnant Harald Riipalust esimese raamatu kirjutanud Voldemar Vinn täheldas oma kirjatükis. Sinna maalilise Kääpa jõe äärde meie 2-aastane kangelane siis 1914. aastal saabuski. Seal lainjal Oorete, Sooniitude ja Järvede maal möödus Haraldi lapsepõlv ja algasid esimesed koolis käimised. Küti talu elumaja oli tagasihoidlik. Eluruumiks oli suur tuba ja selle juurde kuuluv köök. Keset tuba vägev ahi, mille taga isa ja ema magamise asemed. Elumajast eraldi oli laut lehmadele ja sigadele. Aegamisi kerkisid uued ehitised, hobusetall, ait ja kelder. Talul oli ka oma saun, kust Harald Riipalu läks pärast head eili Kääpa jõkke suplema. Ikka meenutab ta seda kui ühte oma elu suurimat mõnu. Selle aasta 13. veebruaril möödus 110 aastat meie sõjasangari sünnist. Ma paluksin meie poolt värskelt püstitatud lipumasti juurde sellega otseselt seotud kamraadid Ivar Kalme ja Moonika Kalme, et hümni helide saatel tõmmata masti meie vimpel. Kamraadid Margus Põltsepp ja Sulev Talm paluks esitada Eesti hümn, millele me kõik kaasa laulame. Mind ennast on kolonel leitnant Harald Riipalu paelunud kahel põhjusel. Esiteks see, et kui ma selle teema vastu kunagi poisikesena huvi hakkasin tundma, siis temast väga palju ei räägitud. Temaga kaasnes nagu miski salapära. Ja teiseks, temaga käis erinevaid mälestusi lugedes kaasas ka vastakaid arvamusi, mis tähendas, et ta ei olnud jätnud külmaks mitte kedagi. Tema sõjamehe kuvandiga käis kaasas jäägitu võitleja maine. Pühendas ennast jäägitult oma isamaale. Mul on olnud au tunda kümneid kolonel leitnant Riipalu rügementi kuulunud sõjamehi ja mõnega neist päris heaks sõbrakski saada. Ja ma ei mäleta, et ma oleksin neid kuulnud ühtegi halba hinnangut. Et kui seda kokku võtta, siis julge, karismaatiline, enesekindel, oma meeste eest seisev, need olid iseloomuomadused, mis jäid kõlama. Minu
minu hea sõber, Raudristi rüütristi kavaler Harald Nugiseks ütles mulle kunagi, kui rääkisime teistest eestlastest rüütristi kavaleridest, et Alfons Rebasega võrreldes oli Harald Riipalu palju kinnisem. Sõjamees oma inimlike nõrkustega ja emotsioone mitte näitav. Või kui siis ehk ainult oma üksuse meestele. Nugiseks nentis, et just see võis neile, kes teda ei tundnud, jätta aru saama, et ta on ülbe või kõrk. Seevastu Riipalu rügemendi võitleja, Sinimägede lahingus üles näidatud lahingus ja vapruse eest korraga Raudristi esimese ja teise klassiga autasustatud Richard Säägi hindas oma rügülit väga kõrgelt. Nii tema kui tema abikaasa Laine meenutasid, et kui nad olid juba paguluses ja töötasid koos Leicesteris Inglismaal ühes vaibavabrikus, kus peale Harald Riipalu töötas ka teine legendaarne sõjamees Alfons Rebane, unistasid Isamaast, hoidsid hambaid ristis vaimu kõrgel, siis seal neile ühtäkki nagu tundus, et Harald Riipalu võitles kõigi nende raskustega, mis kõigi eestlaste sees olid tol ajal, läbi oma südame, pildiselt, sulgus endasse. Ta muutus vaiksemaks, samal ajal kui tema võitluskaaslane Alfons Rebane oli lahtine ja elas oma emotsioone välja. Mõlemad Säägid arvasid, et nii põletas Riipalu end võib-olla rohkemgi kui teised. Jäädes neile, keda ta lähedalt ei tundnud või kes teda lähemalt ei tundnud, võib-olla kinniseks, salapäraseks ja kaugeks. Suurematel rahvuslikel koosviibimistel ja relvavendadega veedetud hetkil oli ta aga taas eestvedaja, juht, kes töötas ühise asja nimel. Tema Hugo Treffneri gümnaasiumi kooliveli ja 1943. aastast Eesti Leegioni sõjaveli Leonhard Praks, kes kõige vanema Eesti Leegioni ohvitserina Austraalias 2018. aastal 107-aastaselt Idaviku-radadel lahkus, meenutas Haraldit kui suurt eestlast, kelle kõik mõtted, energia ja vaim olid rindel koondunud vaid ühele, kuidas hävitada need, kes ikka ja jälle läbi ajaloo olid püüdnud meid hävitada. Nüüd paluksin ma meie ette rahvussangar Harald Riipalust kõnelema temast kõige parema raamatunu kirjutanu. Ole lahke, Rauno Võsaste. Korraldajad palusid mul öelda mõned sõnad, kuigi ma ise seda väga teha ei tahtnud. Tegemist pole üldse lihtsa ülesandega. Austusest aga ürituse korraldajate vastu ja ürituse olemusest tingituna tuleb seda teha. Harald Riipalust rääkimine ei ole üldse lihtne ülesanne, eelkõige sellepärast, et tegemist polnud lihtsa mehega. Temast rääkimine on suur au. Ka vastutus. Ja sõna peab olema kindlalt. Andri Usk väitis, et mina olen kirjutanud temast parima raamatu, mis on klassikaline näide hinnangutest. Hinnangu andmine, eriti kasutades skaalat hea, halb, muid ülivõrdeid, on keeruline, pehmelt öeldes. Et peaks seda üldse vältima. Nagu aru saate, ma tahan jõuda oma jutuga Eesti meesteni teise silma peale. Ükskõik, mis vormis need parasjagu oli. Neid üritatakse ju endiselt lakkamatult kuhugi asetada, kellegi poolt, kedagi õigeks, kedagi valeks mõista. Mul on käes üks raamat, mitte juhuslikult ja see ei ole piibel. Selle raamatu pealkiri on Kui võideldi kodupinna eest. Kõik võitlused toimuvad kodupinna eest. Olgu selleks õu, liivakast või oma riik. Jah, selle on Harald Riipalu kirjutanud ja niimoodi
Riipalu suhu on pandud sõnad: lüüa tuleb iivanit, lüüa nii, et märga plekigi järele ei jääks. Tegelikult kostis selline nurin välja Eesti sõdurpoiste veokist, kui kuulsid kindral Hoffmanni otsust mehikoorma tuletõrjemaja õuel, et aeglustada tuleb venelaste pealetungimine peeglist. Riipalu kirjutas: ma usun, et need mehed on tulnud sõtta vabatahtlikult selleks, et kaitsta esmajoones oma maad ja rahvast. Eestlasena ma soovin kiiret ja otsustavat tegutsemist. Selle pataljoni ülemana ma tean, mida ma pakun. Peale pisikest mõtlepausi järgnes kindrali otsus: määran teid 6 võitlusgrupi ülemaks jõe pärast kuni Emajõe suudini. Allutan kõik selles lõigus olevad üksused pataljonid. Eestlased juhivad kaitselahinguid oma maal. Tegemist oli igas mõttes märgilise otsusega. Riipalu sai hakkama. Oma 32. sünnipäeval võitlus käis kodulinnades. Venelasi ei tohi usaldada. Soovitatud Luftwaffe ja Lenduras, olles peale teist maailmasõda Saksa Liitvabariigi kaitseministri nõunik. Seda ei kuulatud. Kas ajalugu tunneb näiteid, kus venelastega tehtud kokkulepped või lepingud peavad? Ei pea olema ajaloolane, et mõista, et venelane. Jah, ma sihilikult tõmban võrdlusmärgi venelase ja Vene riigi vahel, ükskõik mis nime või mis formaati ta parasjagu kannab. Ta ründab kohe, kui tal on selleks majanduslikult või sõjaline võimalus. Ajalugu nii kaugetest kui lähematest aegadest on näiteid täis. Tänased referendumid Ukraina teatud piirivaldades üks ühele ja 40 aasta keskmine. Seda olulisem on ajalugu teada. Tunda oleks ehk tänastel noortel võib-olla palju valus. Just teada, uurida, mitte anda hinnangut. Aastaid tagasi viibisin ühel väliskoolitusel, kus õhtuse õllelaua taga vestluses Saksa politseimajaga jõudsime loomulikult ka teise maailmasõja. Mõned minu räägitud faktid seda tõsiselt üllatas, kuni lõpuks jõudsime teatud arvu õllesse selleni, et ta väitis, et ka tema vanaisa Dave German, aga ta ei tea tast mitte midagi. Ja minu küsimus temal oli, aga miks sa ei tea? Kes siis peaks seda teadma? Noh, vastus oli selline ümmargune teada, aga see on klassikaline näide sellest, et ma tahaks teada, aga ma ei tea. Keegi ei keela uurimist. Keegi ei keela oma vanaisa kohta teada. Meie asi ei ole öelda, kas see vanaisa tegi õieti valesti, mitte mõista tema üle kohut ega anda hinnanguid tema otsustele aastakümneid hiljem, hoopis teistsuguses inforuumis. Täna aastakümneid hiljem, teades kõiki üksikasju teise maailmasõja kohta, öelda, et need 18 aastased poisid Sinimägede kaevitustest oleks pidanud tegelikult tegema nii või hoopis naa. Kes oleme meie, täna nende kõrval poisikesed, andma kõiki ilma. Mehed ja poisid kaevitustest, kelle vanemad läks süüdised või tapetud punaste venelaste poolt, kelle jaoülem oli eestlane ja tema ainus töö oli kuulata käsku kodupiiride kaitseks. Süüdistada seda fašistlikult või lembuses poisse, kelles enamuse meestid saab tegema. Mitmed välised sõbrad on minu käest küsinud, miks sa kirjutasid raamatuid Saksa ja isegi Eesti kohta. Minu vastus on, et ei ole kirjutanud üldse. Ma olen kirjutanud raamatuid Eesti ohvitseritest, kes on olnud sunnitud vanginud Saksa kodanikest. Et see oli ainukene võimalus võidelda punaste vastu, ainuke võimalus võidelda kodulinnades. Uurimust Riipalust alustades tegelikult huvitas mind eelkõige kui inimest. Nagu ka Andri nimetatud, tõesti need hinnangud olid erinevad ja tema kohta räägiti väga palju vastutööd. Ülipäänud, saksameelne, kõrg, kehv ülemus, samas hea ohvitser, võidetud lahingud, nõukogude sõjakirjanduse inimesed jätame kõigest kõrvale. Ega trükikirjanduses tegelikult pilti ette ei saanud. Pildi lõi oluliselt selgemaks kohtumine Riipalu tütre ja perekonnaga Inglismaal, eelkõige pildi kui inimesest. Riipalu oli mees, kes ei väljunud kunagi kodust ilma valge taskurätikuta ülikonna rinnataskust. Kuni elu lõpuni ei usaldanud ta mitte kellelegi oma pükste liikimist. Sõjajuhtudest perekonda säästiti. Ükski töö polnud vastuvõetamatu. Eesmärgiks, et tütar saaks hariduse. Mida tundis kolonelleitnant kangastelgede taga Inglismaa vaevaorbikus? Kõigest mõned aastad peale seda, kui oli juhtinud diviisimõõtmetes üksusi kodupiiride kaitsel. Ta teab seda vaid ise. Ma tõstatasin selle teema, kirjeldasin sama situatsiooni ka Edele. Ede mõtles korraks, isa ei rääkinud sellest midagi. Oma väljendustes ja kõnepruugis oli Riipalu avalikult vältinud liigset lamedust, muid ülivõrdeid ja palju ei teinud ka nalja. Inimesena need seda kahtlemata iseloomustada. Ühe erandina ma olen leidnud, kui Riipalu kirjeldas 44. aasta
kehva ülemuse kohta vastas veteran. Tead, mees, kes ise olid sitad, neile oli ka vana sitt ülem. Tipp-topp poiss ja hoidis. Vana ehk Riipalu oli sel ajal 32 aastat. Eestlaste vaprus lahinguväljal ei ole müüt. Isegi ei rõhutaks siinkohal liialt 4 rüütlisti kavaleri, kuid pigem Eesti üksuste saavutusi tervikuna, algusest katendil Narva, Leegion, koosnesid peaasjalikult nimetatud üksused Eesti ohvitseridest ja sõduritest. Kokku oli neid kui Saksa vormis peaaegu 80 000. Loodan väga, et positiivne tendents ajaloo käsitlemisel jätkub. No näiteks Sari Metsa-Vendudest. Mõni aeg tagasi oli sobilik rääkida ainult soome keelt. Kuid ausalt öeldes on nii ühed kui teised Eesti vägedega Saksa vormis viisil või teisel seotud olnud ja seda imelikum või jaburam on teha nägu või rääkida asjadest mitte õigesti nii. Kangelasi teatakse, aga vahel on mõned lood huvitavamadki kui säravad aumäed. Toon siia ühe vahelepõikena mälestuse kompaniiülem Edgar Vaikmaas, kes viibides Siberi vangilaagris peale Stalini surma pakuti võimalust ehk siis eestlased alustasid armuandmispalvete kirjutamist Stalinile. Pakuti ka Vaikmaale, et kirjutada, saab koju. Vaikmaa vastus oli, et ma olen Eesti ohvitser ja pillade käest ei palu mina midagi. Tapsid mu vanemad pangamaja keldris ja mind panid istuma, nende käest ei palunud midagi. Vaikmaa jõudis Eestisse 80. aastal. Kui keegi kunagi räägib meelekindlusest, meenub mulle alati Edgar Vaikmaa. Selliseid rääkimata lugusid on palju. Kogu eelräägitu mõte oli, et ajalugu tuleb tunda. Ajalugu me peame tundma. Meie asi on mäletada. Ants Nurk ja Ülo Pärn olid algatajad selle kivi paigaldamisel, mille ümber täna rajatud kena mälestusväli. Andri ja Ivar koos raadioga on teinud ära suure ja tänuväärse töö. Ajalool on komme korduda või vähemalt mingid asjad asetuvad õigel ajal oma õigetesse kohtadesse. Kas Harald Riipalu oskad unistada, et tema tegusid kunagi, 61 aastat peale tema surma, mäletatakse tema isatalus? Kas ta teadis, et täna viibib tema kodutalu maadel naisterahva lapselaps, kelle ta ainsa Eesti sõjaväe autoga sõidutas sünnitusmajja 1939. aastal? Kas ta teadis, et üks tema järeltulijatest kannab nime Finn Harald? Kas ta oskas arvata, et nii tema tütar Ede kui tema lapsed külastavad lahingupaiku, kus tema võitles kodupinnal? Kas ta teadis, et tema poolt Inglismaal signeeritud raamatu esimene autori eksemplar, kui võideldi kodupinna eest, saatub tagasi tema kodukohta? Vaevalt. Aga ma usun, et ta rahub. Ajalool on komme korduda. Kõik võitlused toimuvad kodupinna eest. Meie asi on valmis. Aitäh! Aeg lendab kiiresti. Juba peaaegu 21 aastat tagasi, 29. septembril 2001 avati siinsamas Harald Riipalu mälestuskivi. Täpselt nagu Rauno mainis. Selle väärt idee autoriks oli Kaitseliidu Jõgeva maleva toonane ajaloopealik Ülo Pärn, kes täna kahjuks tervise tõttu siin olla ei saa. Tema ideed toetasid toonane Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Ants Nurk ja staabiülem Ahto Alas. Me tervitame neid täna siin ja teeme neile kolmele selle tubliduse eest ühe suure aplausi. Kuidas toona asjad teostusid? Sellest ma palukski rääkima Ants Nurka. Tervist, head sõbrad, vaatajad. See idee sündis meie maleva kaitseliitlaste poolt. Nagu oli juttu siin, üks tubli mees, kes sellega tegeles, oli Pärn ja teine mees oli Ahto Alas, tema on ka siin. Ahto on majori auastmes, ta on kaitsejõudude ohvitser. See mees Riipalu
on meie jaoks, nooremate meeste jaoks väga tähtis mees. Sellepärast, et nendest meestest me oleme võtnud eeskuju ja jätkame kõike seda, mis nemad on teinud. See on olnud väga õige ja õigeaegne. Näete, milline olukord praegu on Euroopas, käib sõda ja venelane jälle ründab vabasid rahvaid. Ma siin tahaksin meenutada ja öelda tänusõnad Võsastele nende raamatute eest, mis ta on kirjutanud. Täna oli juttu siin Harald Triipalust kirjutatud raamatust, aga ei ole juttu olnud veel SS kindralist. Sellest on ka kirjutatud väga hea raamat, Sood. Ja need on kõik väga väärt meie noorematele põlvkondadele, noorematele meestele on kust võtta eeskuju ja olla ja kaitsta oma rahvast, oma riiki. See on meie kõigi kõige tähtsam ülesanne. Nüüd mul on väga hea meel, et rahvas on siia tulnud ja tähistame koos ühe tuntud Eesti mehe mälestust. Aitäh teile kõigile, et te siia olete tulnud. Ma tahaksin veel öelda suur tänu ukrainlastele, kes praegu valavad verd kogu inimkonnale. Seda me ei tohi unustada. Ukraina rahvale tuleb neid ühitada. Tõsine ja mälestusmärk kõigi meie poolt. Ja selleks ma arvan, et me peame hakkama mõtlema. Mina olen kindel, et see ukrainlased võivad ja meie tahame sellest kõik kaasa aidata. Kõigi oma vahendite ja meetmetega. Edu teile sõbrad ja ma usun, et me kohtume jälle kuskil ja meenutame neid vapraid Eesti mehi, kes on võidelnud Eesti riigi eest ja meie vabaduse. Aitäh! See on Jõgeva maleva poolt ja veteranide poolt. Oktoobril 2015. aastal Lõuna-Järvamaal Vanaõue talus teise vabadussõja sangari Raudristi rüütristi kavaleri Harald Nugisväksi mälestusväljakut avades, pannes punkti toonasele suurele tööle, mõtlesin ma, et järgmine väljakutse võiks olla Ruskaveres asuv Küti talu, kus on olemas juba kaunis mälestuskivi, mille juurde peaks saama vähemalt midagi sama väärikat veel, infotahvel ja võib-olla pink. Nagu kõik head ideed, vajas ka see laagerdumist. Ja nii ongi Harald Triipalu mälestusväljaku sünd mitte kiirema, vaid pikema protsessi tulem. Märkimist väärib, et 2019. aasta kevadeks oli elu mind
mind kokku viinud mitmete kamraadidega, kellede seast tahan ma eriliselt ära märkida kohalikke aktiivseid mehi ja Kaitseliidu vabatahtlikke, Ivar Kalmet ja Jaanus Jalajast. Viimane viibib nendest praegu reservõppe kogunemisel. Tahan tänada ka kõiki teisi, kes ühisesse eesmärki panustasid ja etteruttavalt võin öelda, et järgmisel aastal saavad kõige tublimate nimed, kes Aaro Triipalu mälestusväljaku sünnile kaasa aitasid, plaadile ja me lisame ka selle mälestusväljakule. Mälestusväljakut luues oli meie peaeesmärgiks, et sündiv oleks suure sõjamehe vääriline ja teiseks soovisime me võimalikult palju siinsetes töödes ära kasutada inimesi, kes oleks siit lähedalt ehk siis otseselt seotud kohaga või siis paikadega, millega omal ajal oli seotud Harald Triipalu. Esimese esemena valmis massiivne aulater, mille metallkeha valmistas kohalik mees, aktiivne Kaitseliidu ohvitser ja sepp Risto Siim. Klaasid kujundusid Haapsalu külje all Uuemõisas ja kujundatu lõikas klaasile minu klassiveli Vlad Voogla. Valmis sai aulater 2020. aastal. Ma paluks nüüd siia Risto Siili. Ta ikkagi ei jõudnud, tal jõudus see kodusse asi. Siis ma paluksin siia uuesti Ants Nurka. Pingi ääre peal on küünlad. Ants, ole hea, võta nendest üks küünal ja süütaja ja tule, pane ta esimese tulesilmana siis teie poolt siia ilusti laternisse põle. Oota, ma selle võib olla lukku teha. Ma paluksin nüüd sama rituaali siia teostama Ahto Alase, Jüri Liini, Jüri, Jaanika Kressa, ja Raivo Jänese. Seal on veel süütajaid ja siis tohib küll, pärast, ikka võib. See küll oli siia panna. Suure võib-olla välja, jah. Kas üks küünal on veel süütamata? Rauno, ole hea,
palun sind ka siia. Nüüd, nii küünlad on süttinud. Võtame minuti ja mälestame rahvussangar Harald Riipalut ja kõiki teisi, kes temaga koos teises vabadussõjas 1941 kuni 1945 välihallis Eesti riikliku iseseisvuse eest võitlesid. Legionäride arv on kiiresti kahaneb. Tänaseks neid peaaegu enam ei ole. Meil oli väike lootus, et täna tuleb meile Jõgeva Vabadusvõitlejate Liidu liige Arnold Kull, Eesti Leegioni mees, 96-aastane, aga tema sõber on ka reservõppe kogunemisel, kes temaga tegeleb ja nii teda kahjuks täna tulla ei saanud. Aga Eesti Leegioni meestele tahaks praegu laulda Eesti Leegioni hümni. Alustame alguses üles. Oli kodu meil sisemaa põldudes või rannikul ilmasel rannal või saarel, kus vihane tormides käib päeval ja ööl meie kannul. Me tulnud ja moodustanud terases keel, mees mehega sammusin ostu ja kõigil on ühine eesmärk ja tee, käes relvaga vaenlase vastu. Leegion sammub ja kindel on ta nüüd, sest kohustus pühamelt täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siit, selle eest tuleb surra või võita. Siin on rahvas rahvale tadunud on raskus, küllap vaenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitab vastus. Sinu silmis küll pisaraid kui lahkudes hoidsin su käsi, küllap tagasi tuled ja kuivatan ja loodates sina ei pääsi. Tahad, et naeratad püsti täid, ma naeratan sinule vastu, kui vaimus mu kõrval sa vaprasti käid.
on väärinud hinna, kellegi on sattunud ja kindlad, kes kohustust pühamelt täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvad rahvale ja ühiselt antakse raskus, küllap iganes vaenlasel meelde nüüd jääb, relvale hävitab vastus. Paljudel teist võivad olla kaasas ka pärjatena, et teeks peale leegioni hümni ja asetaks pärjatena. Arvad liikunud naist kannastust ette. Asetan pärja Vabadusvõitlejate Liidu nimel ning aktsepteerivad Jakob Veistomi gümnaasiumi riigikaitse suunaõpilased. Kas keegi tahab veel lilli või pärgu asetada? Siis lähme edasi. Tahad küünad panna? Raivo. Palun, Toomas. Praeguse maa perenaine. Palun võtke üks küünad ja midagi ka.
mehe lõpule veel ühe asja ja tähtsa asja lisada. Kutsusime siia üritusele ka Harald Riispalu järeltulijaid, tütar Tedet ja tema lapsi, lapselapsi. Ja see oli peaaegu reaalne, et nad ka Carol, ehk siis Harald Riispalu tütar, tuleb, kuid viimasel hetkel töötab haiglas üle mõenud, et ühesõnaga ta ei saanud ära ja siis ta edastas eile tervituse, mille ma üritasin inglise keelest eesti keelde panna, et vaatame, kui hästi see välja tuli. Kahjuks ei saa me osaleda tseremoonial, mida teie täna meie isa ja vanaisa austamiseks korraldate. Sellegipoolest soovime tänada tunnustuse eest, mida te talle annate. On tõesti au, et teda sellisel viisil tunnustatakse. Oleme teenimatult uhked nii tema kangelaslike saavutuste ja ohverduste üle, mida ta on toonud, ja samuti paljude teiste eestlaste üle. Oleme väga uhked, et ta jäi truuks oma väärtustele ja oma riigile. Loodame, et saame lähiajal taas Eestisse sõita ja külastada tema mälestuspaika kohas, kus ta üles kasvas. Ede, David, Carol ja Aleksandr. Paar kiiret sõna tahtis öelda ka härra Jüri Liiv. Ma püüan rääkida kõvema häälega. On rõõm näha, et Eestimaal veel ei ole surnud mehemeel. Te olete kohal, noored, vanad. See, mis on toimunud, see oli teine vabadussõda. Ei sõditud ei sakslaste eest, vaid venelaste vastu ja oma maa vabaduse eest. Nüüd on käimas, ma ütlen, teine, jälle uus vabadussõda. Teine ei viinud meid sihile ehk müüb see nüüd sihile. See puudutab teid kõiki. Võtame Tallinna. Tallinnas valitseb ja on võim Vene Föderatsiooni kodanik. Vene Föderatsioon valitseb Tallinnas. Tahetakse teha lausa vägisi kodanikeks. Siis läheb see süsteem üle Eesti. On ju Eesti Vabariigi kodanikud. Toom, Stalnuhhin. Nad oskavad, nad on kodanikud, aga kas nad on Eesti kodanikud? Eesti keel ei tegutse. Kes te sõidate Tallinnas, see on pidevalt, käib jutt. Уважаемые пассажиры. Mitte midagi ei ole muutunud. Stalin on ära viidud, mida ma olen oma silmaga näinud. Eesti keel peab hakkama tegutsema. Ja kui te tahate kuulutada Balti jaamas rongide väljumist, siis eesti keeles ja teistele inglise keeles, kuid mitte vene keeles. Okupatsioon kestab. Nad ütlevad, et nad on siin sündinud. Nad ei oleks eluilmas siin sündinud, kui meie riik ei oleks anastatud. Ja läheb aega, mis läheb. Me peame tagasi saama oma anastatud maad. Ja okupantidest peame lahti saama. Või vastasel juhul, kui seda ei toimu, Eesti riik hävib. Varem või hiljem. Siia jäeti mitmed tuhanded Vene sõjaväelased. Need tegutsevad. Kolonnid tegutsevad. Ja eesti keelest veel, mida ma isiklikult üle elasin. Ma olen Lasnamäele kauplusesse, küsin kaupa. Mulle vaadatakse kummulise pilguga otsa ja siis öeldakse Говори по-человечески. Eesti Vabariik. Nüüd ei taheta muuta ka valimisõigust. Valimisõigust tuleb muuta. Kes on vastu? Sotsid. Lenin ja Stalin olid algselt sotsid. Ja Keskerakond, sest ainult vene häältega nad võimul ongi. Tohutu palju on teha. Tuleb veel välja töötada, mis süsteem ja mida peavad inimesed tegema või mitte tegema, et neid kodakondsus ära võtta. Seda ei oleta teha. Meie maa on tohutuid ausambaid täis ja siin on toimunud veel midagi niisugust, mida ma vastsin, et materjalid saan kätte, midagi absoluutselt enneolematut, mida mitte ei teata. Ja
mõnitatakse ka selliste meeste üle. Pronkssõdur. See oli pronkssõdur. Laibad ja langenud toodi Narva rindelt autokastis ja see oli Tallinna vabastamine. Ja nüüd viidi see pronkssõdur siis kangelaskalmistule, Eesti kangelaskalmistule ja muudeti teksti kõikidele langenutele. Eluilmas ei oleks Eesti mees tahtnud olla muudetud nimetuse all. Kindlasti mitte. See, et mida me saame või saavutame, see puudutab meid kõiki. Siin on vanemaid inimesi, mina ise ka. Ja paistab, et me eluilmas me ei näe oma eal veel Eesti Vabariigi tõelist sündi ja tõelist Eesti Vabariigi. Miks ma ütlen? Ausammastest peab lahti saama ja okupantidest peab lahti saama. Ja see, mida teete selliste meeste auks ja mälestuseks, see on kõva sõna, aga seda hakatakse ka ju kogu aeg. Eesti maa peal on tohutult palju talusid põletatud, tohutult palju on inimesi tapetud. Ja kui venelased tulevad, nad tapavad jälle. Mulle on öeldud, kui ma olin riigikaitsekomisjonis, venelased ütlesid, Vene kindral ütles, omal ajal me tapsime eestlasi liiga vähe. Kui me nüüd tuleme, siis teeme puhta vuugi. Ja nad teevad seda, kui tulevad. Meie kaitsejõud, ma usun, et suudavad vastu. Nad on tublid Eesti mehed. Ainult häid relvi on vaja. Julgust neil jätkub. Elame edasi ja see, mida me muudame Eesti riigis, see puudutab meid kõiki. Või muidu ei muutu mitte midagi. Olge tervitatud. Ja ma ütlen veel, Eesti mees, su mehe meel ei ole mitte muu. Kui aulatern valmis 2020. aastal, siis sama aasta lõpus ja 2021. aasta esimesel veerandil otsisime aktiivset pingimeistrit ja kaalusime erinevate materjalide ja lahenduste vahel. Teadsime, milline ta tulema peab, aga olid ka kogemused eelmise Saarepuust pinginajel, mis Vanaõuele rajatud mälestusväljakule püstitatud sai. Pingimeistri leidsime me Antslast, Võrumaalt. Meelis, tule nüüd siia ja ava see pink. Langeta temalt riideloo. Maskeering. Siia vahele ma räägin seda, et siin on üks saksa kiiver selle pingi peal. Selle kiivri tõi siia Harald Riipalu endiste maade praegune omanik. Ja ta ütles, et ta leidis selle siit aladelt. Võimalik, et see ongi seotud Harald Riipaluga. Ja nüüd on ta siin pingil. No Meelis, oled rahul oma pingiga? Peab olema, tummine tükk sai. Loodame, et ta peab ajale vastu. No, küll ta peab. Nii nagu see väljaki. Margus ja Sulev. Nii. Nüüd meil pink on avatud. Jah, laulaks niukest loo. Ma saan aru, et laulaks esimest korda laivis. Võib-olla jah, võib-olla mitte päris esimest, aga vähemalt võrreldes teiste lauludega ma pole seda head mõttes. Nagu Narva rindelaar, eks. Andri mul helistas ja hiljuti just alustada lugu, et sõna võtnud, ma vaatan, et ilma pillita ei ole seadus. Narva rindelaar on selle lugu. Ja siia pandu suurde pandud on, et ma salvestasin selle ühe Urenurmelt Võrumaalt. Ühe endiselt miinikaitse rügemeesi sõduriga. Ma võitlen Narva rindelaar.
mu rinda riputab. Haili hailo, sinilille rinda riputab. Haili hailo, sinilille mu rinda riputab. Nüüd mul juba puhkusluba käes. Kodurästas paistab juba sään. Kodus ootab mind mu kena neid. Haili hailo, sinilille mu rinda riputab. Haili hailo, sinilille mu rinda riputab. Tulen koju, kõrge müts mul peal. Kõõnurahvas mind ju näeb, Eesti riiki vabaks võitlesin. Isamaa